ajakirjaniku töös on kindlasti andmete usaldusväärsus väga oluline. Esimene asi, mida ju ajakirjanikele õpetataksegi, on see, et kui sul on mingi info, siis sa peaksid 3 allikast kontrollima, et see vastab tõele ja need allikad ei tohi olla omavahel ühenduses. Kui me räägime tervishoiusüsteemi puudutavat andmeid, siis räägime patsiendist. Patsient peab olema identifitseeritud ja kõik algab sellest, et õige patsient õiges kohas, õigel ajal, õige meediku arsti juures ja muidugi peab olema sellest veendunud, et selleks ongi identifitseerimise meetmed nagu ID-kaart ja nii et kui me vaatame need andmeid näiteks digiloost, siis peab olema see tõesti väga turvaline kanal, kuidas seda tehakse. Ma ütleksin seda, et kuna me oleme sellises olukorras, kus Ukrainas on sõda ja tõesti käib ka propagandasõda, siis noored küll armastavad sotsiaalmeediat ja kõike seda, aga eriti sõjauudiste puhul ei ole kindlasti sotsiaalmeedia usaldusväärne allikas. Et usaldage ikkagi ajakirjandust ja ajakirjanikke, isegi kui te olete noored, vaadake Aktuaalset Kaamerat, uudisteportaale, sest ajakirjanikud, kui nad midagi juba avaldavad, siis nad kontrollivad selle üle. Praeguses olukorras, eriti arvestada sellega, mis olukorras me täna reaalselt elame, et kus on väga kõrge küberrünnakute risk, kus käib infosõda, arvestades nende geopoliitiliste probleemidega, mis seisavad meie ees praegu. On väga keeruline inimesel endal otsustada, mis andmed on usaldusväärsed, mis mitte. Nii et eelkõige mina soovitaksin lähtuda allikatest, et kus need andmed pärit on. Alati, kui sulle pakutakse mingeid andmeid või artiklid on hea näide või ka Facebooki, Instagrami, sotsiaalmeedia postitused, vaata, kes seda jagab. Kas see on päriselt selline allikas, mis on väärtuslik allikas, kus need andmed tulevad? Ja eriti rääkides sotsiaalmeediast, ole kriitiline selles osas, mida sa näed.